Tervist, kogemusnõustaja Silver siinpool. Tänane video on pühendatud vaimsele tervisele ja toitumisele ühtlasi. Sest ma usun, et need kaks on väga olulised, käivad nagu käsikäes ja mida paremini süüa, mida teadlikumalt süüa, seda parem on endal ka olla. Ja muidugi peame siinkohal ka meeles, et kogu järgnev jutt, millest ma nagu räägin, on siis toetub puhtalt minu enda läbielatule, mis ma sellel ajal tundsin, kui ma olin kõige sügavamas depressioonis ja kui mu ärevus oli nii kõrge, et ma lihtsalt ei osanud kuidagi paremini sellel ajal funktsioneerida. Igal juhul toitumise koha pealt mulle meenub nii palju, et kui mul kõige halvem oli olla ja kui ma lihtsalt nagu tahtsin seda päeva mööda saata või korda saata, siis mul ei olnud ka tegelikult mitte mingisugust huvi ja tahtmist ja millelegi siis aega pühendada ja kõige vähem sellest oli ka siis see toidu tegemine. Kui ma olin stabiilsuse juba saavutanud, siis mulle meeldis ka juba rohkem siis aega panustada näiteks toidu tegemisse, sest siis mul oli parem olla, ma jaksasin, ma jõudsin mõelda. Aga seevastu, kui ma olin näiteks kõige sügavamal augus ja võib-olla mul olid ka näiteks mingid kohustused, mida ma pidin täitma, siis sellel ajal mul ei olnud üldse mitte mingisugustki tahtmist endale siis nagu süüa valmistada ja sinna nagu aega panustada. Ja ma enamus ajast läksin seda teed pidi, et ma kas siis võtsin juba mingisuguse valmis toidu, tihtipeale oli see selline rämpstoit ja samal ajal ka ma jälgisin seda, et mida vähem ma pean oma aega panustama toidu tegemisse, seda lihtsam mul on. Aga samas, ta aja kokkuhoiu mõistes on küll kiire variant ja selles osas töötab nagu hästi, sest sul on kõht tühi, sa saad kiirelt söögi ja pärast seda on sul kõht täis ja sa võid oma asju edasi teha. Aga mis ma nagu ise tähele panin nende valmis toitude juures ja üldse sellise nagu rämpsu sissesöömise juures, et saada lihtsalt see täiskõhu tunne, oli see, et mul oli pärast seda tihti üsna sükene raske olla, et ei olnud sellist nagu nauditavat täiskõhu tunnet, vaid see oli nagu pigem selline raske. Et mul oli nagu halb olla igalt poolt. Mõtted, kõik sellised asjad, kui me räägime sellest, milline mul see kõige sügavam depressioonis oleku aeg oli, siis ma sõin endale mingit jama sisse, mis pigem on ju selline töödeldud ja seal on igast sellist muud jama ka veel sees, mis otseselt pole ju organismi sisenemiseks mõeldud igasugused. Kõik see nagu, ta teeb sellise raske oleku, et mis võimendab omakorda seda tahtmatust ja viitsimatust ja on lihtsalt siuke, et nagu vedeled diivani peal või voodis ja oled ma kutsuks seda niimoodi. Aga siis kui ma ei hoolitsenud enda eest seda teed pidi ka, et ma teeks endale ise süüa, näeks vaevu, panustaks sinna natukene, eks ole, siis selle tulemusel oli see raske olek ja selle tulemusel ma liigutasin ennast ka vähem. Ja kus mu kehaga hakkas tõusma. Oi. Ja see on selle juures see, et see toimub märkamatult, sest sa ju iga päev näed ju ennast peeglist. Ei ole sellist nagu kontrasti vahet. Võib-olla see tekib siis, kui vaadata mõnda vana pilti endast või midagi sellist. Ja siis tollel ajal mulle meeldis ka kõvasti alkoholi juua. Mul oli mõnikord oli six-pack päevas isegi õlut, et mis on juba omakorda selline mõnus kaloripomm ja pluss veel süüa igast jama sinna, mingi krõpsu, mingi näkse, purkse, vrappe, mida iganes, mis on juba valmis tehtud või töödeldud. Ja niimoodi see kaal tõusis päris mingelt.
ja ükskord oligi, ma hakkasin enda ühte vana särki selga panema ja mul ei läinud nööbid kinni ja siis oli see nii-öelda see karm reaalsus, et okei, mis nüüd juhtunud on. Siis on omakordne, aga halb tunne sellepärast, et vormist väljas, eks ole, see viib nagu seda vaimset heaolu alla ja üldse nagu enda üle ei ole võib-olla kõige uhkem tunne. Kui see aeg läks mööda, nii-öelda see enesealetsemine, enesevihkamine ja see ohvri mängimine, siis see oli aeg tegutseda ja oli aeg nagu muuta ennast, oli aeg tervislikema eluviiside vastu. See on kestnud juba pikemat aega, aga selle tulemused on olnud üllatavalt hea ja teiseks nagu kehakaal on läinud alla kõvasti. See teadlikumalt söömine, jälgimine üldse, mida endale sisse jääd, see on toonud ka parema enesetunde selles osas, et kui ma söön ära, siis mul ei ole enam seda rasket tunnet. Mul ei ole seda tunnet. Ja muidugi mul on rämpsupäevad ka endiselt alles. Ma teen neid mõnikord ja siis on mul see raske tunne jälle alles, aga ma ei tee seda õnneks enam kogu aeg. Ja ongi lihtne selline toitumine, uurida endale, mis sul endale maitseb, mis mulle maitseb ja katsetada, eksperimenteerida. Ja kui see teadlik söömine ja õigesti söömine mängu tuleb, siis on ka siin mõistuse juures tunduvalt parem olla. Üleüldse see peegeldub tervesse kehasse. Kohtume järgmises videos.